Tere hommikut! Nii, huvitavad sündmused, kõik asjad, mis juhtus, eriti naelaga, eriti Dow Jonesiga. Proovime selgeks teha ja aru saada, mis toimub kolmapäeval kell 9, kui on järgmine Fedi webinar. Nii rahulikult hakkame pihta, väga rahulikult. Alustame Dow Jonesist. Dow Jonesist alustame pihta. Mis me siin näeme? Me näeme, et on siin päeva lõpus tekkinud sellised paanilised müügid. M5 peal on seda selgelt näha. Kohe 150 pippi müüki. Double top tuli ära. Seda küll kaubelda ei saanud, sest hüppe oli kohe mega drastiline enne sulgemist. Ja ei tulnud välja see strateegia siis. Nii, double top tuli ära. Mis siis veel? Kõik te teate, mis asi see, miks see paanika tekkis. Jah, jällegi jään siia M5 peale. See on siis see tagasihoidlik, et siis Trump ja tema Hiina tariifid, et siis mis siis tuli siin? Mis siis tuli? Et siis esimest korda, kui ta seda ütles, oli see kuskil meil siin, jah? Vaata, 17, see oli siin. Tuli see Hiina tariifid tulid siia. Siis nagu turg mõtles ka, okei, midagi tõsist. Siis kasvas siin pikalt edasi. Ja kasvas päris kõvasti. Ja nüüd siis tegi väikse tagasitõmme. Et siis selgus esimene summa, 200 miljardit. Maksavad need tariifid Hiinale ja see veel ei ole kõik, sest Trump lubas kahekordistada see summa ja Wall Street mõtleb praegult niimoodi. Ma siin eile lugesin ühte venda, et siis Trump ja DJI, et siis Trump on võimeline seda Dow Jonesi indeksit kõvasti alla lasta, kui ta veel edasi hakkab kommenteerima neid tariife ja see Hiina ja Ameerika siis USA vs Sinai trade war. Et siis vaatame, mis, aga ameeriklased usuvad, et nad on võimelised seda kauplemist seda võita, seega nad ei karda isegi neid tariifi tõustmist ja kauplevad siin pikalt edasi. Kui nüüd ülespoole seda asja vaadata, siis lendab ta väga võimeliselt, on läbinud siis aasta vastupanu on läbitud ja aina üles see asi hakkab nüüd liikuma. See on minu meelest, kes mis arvab. Et minu meelest ta siin nüüd hakkab põrutama ülesse ja palju meil seal tuli. Siis aasta lõpuks ootan midagi sellist, et isegi see, mis ta praegu lokaalselt teeb ära, see on nagu lokaalne korrektsioon ja siis läheb edasi üles, et siis pikalt. Kahjuks, nagu te näete, minu see avatud tehing oli hoitud siin paar nädalat, siis tuli Hiina tariifid, millest ma ei teadnud. Tehing on kinni läinud ja siis ralli 620 pippi on ilma minuta läinud, et ei meeldi mulle sellised liikumised mitte kuidagi moodi. Liigume kohe ka siia taksi ja Futsi juurde. Okei, Jaapan samamoodi käib siin edasi üles. Siin natukene jääb Dow Jonesist alla, aga liikumine on sama.
tähelepanu väärt on siis FTSE ja taksi suhe. Hetkel nad küll siin liiguvad ühes suunas, taks ülesse, FTSE ka ülesse, aga nagu te näete, nad on Dow Jonesi indeksist tugevasti maas, et see on siis 5% Dow Jonesist maas, miinus 5% DJI-st ja taks on isegi rohkem, 13,500, see on 8%, et siis see on siis miinus 8% Dow Jonesist maha. Vanasti oli kõik lihtne. Kui sul on üks indeks, kes on kõvasti Dow Jonesist maast ja kui kõik teised liiguvad üles, siis panusta sellele viimasele, et siis see viimane ratsu peaks sulle tooma tugevasti sisse. Kahjuks see nii nagu praegult ei ole, siin võib lokaalselt sellist kanalit küll joonistada, aga ega see kanal vist meile eriti ei aita, sest ma väga kahtlen, et siin taks hakkab edasi üles liikuma praegu. Sama teema FTSE-ga. See küll ta siin liigub viimased 3 päeva ilusti ülesse, aga ka ei ole usku, et usku on ainult praegu Dow Jonesi ja eriti siis selle JP 225 nikli peale. Nii, nüüd kohe jääme siia nafta juurde. Nii, nafta on siis arvatavasti nüüd suur trend. Korrektsioon on läbi. Mingit kolmnurka siit, nagu te näete, ei tulnud, ehk siis kustutame see kõik ära. Suurem lõik ja liigub juba ülesse. Ja teate, samamoodi lugesin seda pankurit 80 pluss kuni 100 aasta lõpuni. Selle peal, et siis Iraani sanktsioonid tulevad siin, kaupa said selle kuupäeva teada ei saanud, et siis mitte oktoobris, vaid novembris tulevad need sanktsioonid juurde. See lisab siis nafta hinna, paneme nüüd need kirja, et siis kes pärast salvestust vaatab, siis lihtsamini aru saada. Iraani sanktsioonid lisavad pluss VTI-le. See kõik läheb ülesse, nii et ma usun ka, et 80 on siit tulemas, 1,5 tanklates on kindlasti tulemas aasta lõpuks. Eriti kui veel ust jääb sama tugevaks euro vastu, siis 1,5, 1,6 on see number arvatavasti, kuhu me liigume praegu tanklatele. Ahah, 4. november, nii, et aitäh, et siis Iraani sanktsioonid 4. november. Nii, kohe paneme ta siia peale. Et siis olge valmis, et see ei ole nagu Venemaaga, et kuulge, et teeme need 2 paketti sanktsioonidega ja siis kõik sellest teavad ja juba enne lasevad, et siin nagu nafta hinda hoitakse kontrolli all ja ootame ära, mis seal saab, et hetkel sealt uudiseid ei laeku. Nii, et siis kindlasti liigub ülesse, pikalt, see mingisugune vastupanu on meil siis 75, see saab omakorda ületatud ja ei ole siin mingit kahtlust selles, et siis korrektsioon on läbi. Osta praegult, osta võib, ainuke asi ole valmis pikaks stop-lossiks ja siin selles siksaki teemine ka, et see kõik on seotud siis USA tariifidega. Nafta on siis ka hetkel natukene seotud siis selle tariifidega. Ma küll väga aru ei saa, Ameerika, Hiina ja tariifid, kuidas seda kokku panna VTI peal, aga isegi see siin annab tunda ja näete, tunni aja jooksul siin 200 pipi üles alla, mis tähendab, et kui sa siis üles, siis on okei, sa võib-olla jääd ellu. Kui sa alles sisse läksid üles, siis otse loomulikult sa saad kõva lossi, sest 200 pipi on suht kiire liikumine.
siin liigub üles, aga hetkel hoian tagasi. Jääme siia kulla peale ja siis hõbe peale, et siis hõbe, noh, moodustas, mis ta moodustas, et nagu peaks üles liikumine. Viimane hetk üles kasvamiseks, näete. Kui ei juhtu, siis siit läheb edasi alla, et kui 14.10, siis edasi alla. Ja vaadates kulda, noh, see on täitsa uskumatu. Koridori kauplemine, keegi oskab seda teha või ei oska, mina kahjuks ei oska. Jällegi miljon variante. Üks neist on siis jällegi kolmnurk. Jäi siia pikalt seisma. Võib-olla selline variant, aga noh, seda kahjuks ei saa siia praegult. Sama teema. Võib-olla siit juba nagu läheb alla ja liigub siit üldse mingit 1150 peale. Kahtlane värk, et pigem hoian eemale praegult ja sama teema, et siis arvatavasti kolmapäeval selgub ka siin see saatus, et siis siin ootan seda. Siin ootan Fed kolmapäev 21. Siis vastavalt Fedile on lihtne liikumine, et siis intressimäära tõsta, kuld alla. Ja kui 21.30, siis Jerome Powell teeb suu lahti ja ütleb, et novembris tuleb veel üks tõsta, siis kindlasti kuld edasi laksuga lihtsalt ja mõnuga sinna mingisugune 1100 peale. Aga noh, siin koolitus oli käimas eelmine nädal, ehk siis nüüd on kolinud sinna Tornimäe juurde see kontor, aga praegult meil seal Ahtri tänaval oli ja üks pakkumine oli selline, kui nüüd suurt vaadata, siis siit veel on võimalus ikkagi siia üles kaubelda. Nagu te kõik mäletate, ma siin rääkisin seda juttu siin veebruaris-märtsis. Siis, veebruar. Et siis läheb üles. Nüüd ma väga kahtlen ja arvan, et nüüd on juba kõik see, mis ta siin alla liigub, see ka edasi liigub. Lihtsalt siin oli selline sügav tõus ja siit juba liigume siia 1123 peale, sealt edasi alla, kuni siis järgmise vastupanin 1044. Nii et ega selle kullaga praegult siin midagi ette võtta üles ei saa. Kanal on jube ilus. Noh, näe, väga ilusti joonistavad praegult on selline. No siin oli ka jällegi see kanali kiirendus. Nagu te kõik teate, kui toimub kanali kiirendus, siis ta vajub tagasi kanali sisse. Ja kui nii võimas kanal on käimas, siis kindlasti pidi allapoole proovima. Aga kui selline konsolideerimine käib, siis no kuidas sa siin 1210 peal seda müüki teed? Ma ei suutnud, võis ju lihtsalt vabalt ülesse minna. Et selline teema. Nii, Bitcoin ei ole veel valmis languseks ja nüüd liigume tagasi valuutade peale. Alustame siis sellest AUD-NSD-st. Nii, AUD-NSD meil oli ühes suures kolmnurgas. Nii, see oli meie suur kolmnurk. Väga hea selline nägemus oli siis praegult, et siis selline lugu. Mina siis veel loodan ülesse, aga see kolmnurk lasta jääb. Et siis jääme vaatama. Mul on siin viimane lootus on mul praegult tegelikult. Kui ausalt öelda, siis AUD-NSD peal on mul viimane lootus praegult. Kõik on jälle valesti. Nii, jah. Mul on siin selline lootus veel olemas. Uudised mängivad siin jällegi oma suurt rolli. Kohe näitan neid siis praegult H1 peal. Et siis praegult veel on toetus töötab. Ja mis meil oli? Meil oli RBA pluss, siis Austraalia Pank pluss, aga siin üleval see oli küll ootamatu. NSD, JDP,
2,8, oodati ainult 2,5. Nii et see nüüd mängis suurt rolli siin ja kolmapäeval pärast Fedi on siis RBNZ. Ja kes seda teab, kes nad ütlevad, kui nüüd vaatavad makro RBNZ, siis ka kolmapäeval. Et siis Uus-Meremaa keskpanga istung. Et kui nad vaatavad neid viimaseid näitajaid, siis tegelikult nad olid ka suht okei. Et siis siin on selline lugu. Toetused on olemas, suurem toetus on siis meil siin 853 lokaalselt niimoodi, et siis kui nüüd, ma mõtlesin, et kui ta nüüd vajub sellest, mitte 1,88, vaid 1,088 läbi, siis läheb see liikumine, mis hakkas siit pihta. Esimene, siis siit läheb järgmine osa, ja siis see järgmine osa hakkas pihta umbes kuidagi niimoodi, väga huvitav, et siis hakkab edasi alla liikuma. No vaatame, elame, näeme. Siin praegult ka ei kauple pärast seda, kui ta siin siksakitas siin üles alla päris palju. Nii, järgmine on siis meil, liigume siia kõige liikuvamate paaride juurde ja järgmine kõige liikuvam paar on meil siis nael ust. Ta siin vajus välja ühest kanalist, ühest sellist lokaalsest kanalist, aga paneme siia peale need asjad, mis siin olid, et oleks jällegi selge liikumine. Et siis selge liikumine on siis järgmine. Teen kiiresti. Ops, kadus ära. Nii, 1, 2, see on 3, see oli 4 ja see on 5. Kõik on üks ja sama teema. Suht raske kaubelda sellist asja, kui sul on siin, vaata, siis teen niimoodi, siis teen nii. Tšükk, kuni siiamaani, et siis see on esimene osa. UK väidab, meil on tugev Brexiti seis. Ja selle peal tuleb siis superralli, mis on üle 500 pipi. Siis reedel teine osa. UK ei ole tugev seis, selgub Austrias. Kohe alla. Kohe all. No kuidas sa saad? Kui graafik on tegelikult põhimõtteliselt selle peal kaubeldud, siis kui meie ei tea, millal see ajakiri või see jutt tuleb sealt või see tekst internetist ilmub, et kuidas sa saad seda asja kaubelda? Sa istud, siis tuleb meeletu liikumine, siis tuleb vastassuunas, siis tagasi reedel kohe siin üle 225 pipi all. Ega ta nüüd üles jälle ei lähe. Et siin selgub selline lugu, et arvatavasti see Brexit ikkagi mõjutab negatiivselt naelale ja kui nüüd seda suuremat pilti vaadata, siis kõik korrektsioon on arvatavasti läbi, pidu läbi. Kui nüüd see Fibo siia ka peale nüüd panna, selgub, et ta siin on 38% peal ära käinud ja oktoober on siis tulemas juba järgmine nädal, mis omakorda, mis räägib meile, et nüüd maksimum 1 kuu on jäänud, et siis
maks. Kui nad edasi ei pikenda seda asja, siis on maks 1 kuu jäänud tegeliku Brexitini. Et siis see nüüd peaks juba juhtuma ja kui ma nüüd alguses arvasin, et esimene mõte oli ju meil selline, et sinna taastub 1,50 peale, siis praegult nüüd sellised mõtted on mul kadunud ära, et see nüüd arvatavasti tegelikult liigub siin oma 1,25 peale. No see on suures vaates, et siis 1,20, hommikul ikka panen mööda nendest numbritest. 1,25 ja edasi sealt alla liigub see nüüd asi. Noh, kui nad küll ei otsusta siin korrektsiooni veel nagu jätkata umbes niimoodi. Kes neid teab? Et sellepärast ei kauple siin, üldse ei kauple, üldse ei tahagi mõelda kauplemise peale. Et siis delete ja lähme Euro-Usti peale, kus on kõik palju lihtsam. Euro-Usti peale on siis kõik palju lihtsam. Kauplemine käib. Saime läbi siis sellest vastupanust. Marko, vähemalt lossi said, vähemalt ei saanud. Said kuskil siin lossi ei saanud. Nii, siis sama teema. Hetkel veel oleme siis siin kanalis sees. Aga jällegi see kolmapäev on tulemas, võib rikkuda kõik meie kaardid segamini. Ja kahjuks siin see asi peaks veel üles liikuma. Aga kuivõrd palju, seda ma veel ei tea. Kui nüüd neid laineid siin vaadata, siis esimene võib-olla peab paika. Kindlasti, kui nüüd vaadata seda viimast tõusu, siit alt. Esimene, korrektsioon. Siis kui, peab paika ka, et siin peab jällegi tähelepanu moment olema, et siis kui nüüd kolmas kuni siia 135 pippi, esimene siit siia 106, siis on okei, et siis siit siia. Kahtlane struktuur, aga ma arvan, et ikkagi siit peaks tulema veel üks lokaalne ülesliikumine ja alles siis toimuma korrektsioon siis neljandas laines /4 peal. Et siin on natukene puudu, aga jällegi ei kauple kuni kolmapäeva õhtuni, kuni Jerome Powelli presskonverentsi lõpuni või siis natukene enne seda, et vaatame, mis siit saab. Aga vaatan üles, et teine variant on järgmine, alternatiivvariant on järgmine. Joonistame siia peale ühte asja. Alternatiivvariant alt on siis selline. Esimene liikumine toimus siia. Teine liikumine toimub kuskil siia kanti ja siis siit veel aasta lõpuni siia alla. Et selline variant on ka olemas, eriti kui vaadata seda viimast osa. Nagu te näete, ta on siin 2 korda lühem kui esimene laine. Vaata, kui palju veel me peame liikuma, et oleks kõik vastavalt kasvavale trendile. 170 pippi. Nii et mida see tähendab? See tähendab, et see kolmas päeva laine, kui see on ülesse, siis kolmas päeva laine peaks lõppema 1,20. Kui ta nii ei tee ja lõpeb siin kuskil allpool ära ja esimene märk sellest, et ta on ära lõppenud kuskil siin allpool on siis mitte päris 1,15,
70, vaid siin juba kahtlused hakkavad tulema sisse umbes 1.16-15 peale, ehk siis see on esimene märk sellest, et võib siit edasi tugevasti vajuda, et see on siis esimene märk. Et vaatame, kas ta nii on või ei ole. Igatahes praegult ta liigub alla, aga kõik on veel nagu kontrolli all ja ostukohad on praegult suht magusad. Et siis kui vaadata seda asja, siis praegult võiks küll kindlasti osta ja stop loss umbes siia, ma ei tea, 16.8, stop loss 1.16.8, 1.16.75 peale panna. Tal on küll mingi 50 pipiline stop loss, aga no siin parimat varianti praegult ei leidu. Ega sa ometi ei hakka panema seda siia mingi 1.16.50 peale, see on siis liiga suur, 80 pipi on liiga palju. Nii, vaatame, mis siin veel. Noh, MACD-d võib H1 peal ka vaadata. Noh, ega siin signaali ei ole, sest liikumine on suht noor. Ja selline lugu, et ma veel arvan, et läheb üles, aga alternatiivvariant on jah. See kogu suurem korrektsioon pole veel ära lõppenud ja veel tuleb seda allapoolset liikumist. Nii, täna kell 16 Draghi kõne, mis võib eurot natukene rohkem liigutada. Ei, vaata, esmas, kui Draghi räägib siis, kui tal ei ole ECB pressikonverentsi, ega siis turg üldse ei reageeri sellele kõnele. Et väga harva, kui Draghi otsustab midagi sellist saatuslikku välja öelda, mitte neljapäeval. Et kui need kõned on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev või reede, siis suht turg on neutraalne ja vaatab läbi seda kõnet, aga seda suurt liikumist nagu ei toimu. Et väga kahtlen, et oota, Draghi kõne, on ta kell 4 või ei ole? Oota. Kohe vaatan. Näete, Draghi kõne. Aga ma ei näegi Draghi kõnet, näe, mul on esmaspäeva lahti tehtud. Kus sa siin leidsid selle Draghi kõne? Ma ei ole siin Draghi kõnet. Vähemalt mul ei ole. Et siis ei tea, aga ei, kui see Draghi kõne on, siis see eriti ei mõjuta seda turgu. Nii, autust läks natuke pikem, kui me tahtsime. Meil oli teiega sell limit. Või mul oli 0. Sell limit oli siin. Liikus natukene rohkem ülesse. Ei ole midagi. Ei ole veel siin midagi. Kõik on hästi ja näete. Kõik on väga hästi, et siis siin võib nii panna, võib ka natukene laiemaks teha seda asja. Kas sellist kanalit võiks joonistada. Et downtrend on jõus. Midagi kriitilist ei ole ületatud. Natukene suurem korrektsioon, kui seda oli oodata, aga mis siin ikka? Investing.com. No lähme vaatame, oota. Oota. Ma ei näe. Oota, economic kalender. Kaupa siin ka ei ole. Midagi mööda panid. Okei. Juhtub. Nii. NSD ust.
Samamoodi oli korrektsioon natukene vanemat. Joonis oli üles, liikus küll ilusti. Siin praegult ei kauple. Divergentsid on mul sinna jäetud. Vaatame jälle suuret pilti. No, langus on üles. Siin võib tulla NST kohta, võib tulla järgmine asi. Kui nüüd siin seda osa vaadata. Juhul, kui see kõik on nüüd läbi, see esimene osa selline, siis siit võib tulla seda korrektsiooni vanemalt timeframe'i peal siia. Aga üldjuhul seda ei pruugi tulla, et ei usu. Siin ustkäedi peal. Ustkäed on siis selline. Ustkäed. Inflatsioon oli super, aga see käedi ei aita. Kahjuks ma joonistasin ümber kogu asja. Siis käimas on korrektsioon teises nädalalaines. Ja ja käimas oli ka C-laine all. Päevagraafikul siis viimane langus oli toimumas. No ei tea, kas ta nüüd selle koha peal lõppes ära või ei lõppenud, see on siis küsimärk. Siia peab siis kirjutama sellist, et kas korrektsioon on läbi. Nii, kas korrektsioon on selles kohas läbi või ei ole? Väga kahtlane, sest siin oli meil uudis. See oli meil Kanada CPI, mis oli üllatavalt suur. CPI oli väga kõvasti kasvanud. Vaata, kas on mind kuulda? Jah, korras, kõik on okei. Et siis Kanada CPI oli väga korras ja väga kahtlane, et ta siin midagi nagu teeb, et siis oodake üks hetk, ma loon tagasi. Nii, ma tulin tagasi. Väike tehniline nüanss oli. Ja nii, liigume edasi siis. Ustien. Nii, Ustien kindlasti liigub nüüd üles väga tugevasti. Et siis siin, tariifidega, aga trend on trend. Et siis, kuna trend on üles, siis mis see tähendab? Trend on üles ja tariifid toovad sisse ainult lokaalse korrektsiooni. Et siis niimoodi. Nii et praegult kõik need tagasitõmmed võib võtta ostudena ja ongi korras. Ja otse loomulikult me läheme siin kindlasti ülesse ja ma ootan seda liikumist siin 113,7, 114 pluss juba, sest Fedi peal peaks toimuma väga tugev kasv ja see peaks kohe selle ienile laksu veel üles panna. Nii, siis näete siin Ichimokuga. Ma siin proovisin Ichimokut, kahjuks Ichimokut ei oska. Oodake üks hetk. Nii,
siis Ichimoku ei ole see. Kahjuks, nagu te mäletate, mind löödi välja nende tariifide peale ja siis pani üles ilma minuta, et siis valus oli. See oli väga valus, et siis euro-jeeni peal kuldne liikumine pidi tulema ja jälle tuli ilma minuta. See, mis ma siin tegin, kõik see ei andnud mulle seda raha sisse. Küsimus on, mis ta siis praegult hakkab tegema? Küsimus on suht lihtne. Me leiame seda vastust suuremal ajagraafiku peal ja suuremal ajagraafiku peal on kõik lihtne. Meil oli alates siit alt, meil oli siis kasvav trend ja selles kasvavas trendis me ilusti tegime korrektsiooni praegult ja liigume, teate, kui ülesse, väga ülesse ja miks me seda teeme? Sest me liigume ka Usti-Jeenis suuremal timeframe'i peal samamoodi siia väga pikalt ülesse, et siis suurem, selline väga pikaajaline trend on ülesse, nii et kui eksid jeeni peal, siis nüüd suurem trend võtab seda asja ära, aga see eksimus võib sulle maksta umbes pooleaastase miinuse tehinguga, et ise arvad, kas sa jääd sellega lahti või mitte. Nii, euro out. Euro out. Mis meil siis teeb euro out? Euro out on samamoodi lõpetanud ära selle korrektsiooni ja praegult on just see hetk, millal võiks siin osta. Kohe stop loss siia. Kohe stop loss siia. Siis 1.61.2. Mega loss väike. Take-last läheb ülesse. Käädiga praegult ei tee. Euro NSD-d siis. Euro NSD-d ei tee. Euronael. Pärast neid reedeseid sündmusi siin otse loomulikult tekkis lipp. Lipp siin tekkis ja siin sees tekkis lipp ja nüüd ma ei teagi, jällegi vaatame seda suuremat timeframe'i ja mis me siin jälle näeme, me ikka oleme siin selles koridoris sees ja kes oskab pakkuda, kas on vaja osta seda euronaela nüüd või ei ole? Tahaks osta, aga mis sellega teha? Et siis ei tea, et ärme seda siin tee. Nii, GPB CHF-iga saab natukene tegeleda ja GPB Audiga. Et siis GPB NSD. GPB CHF on suht magusas kohas praegult. Seda võib proovida. Nii, võib-olla küsite midagi siin. Euro rubla jäi rääkimata. Praegult kasvab. Jällegi need Skripali teema ja sanktsioonide teine pakett võib tulla ka siin oktoobris, novembris, nii et siin jällegi suur mäng rubla langemise peale varsti vist on tulemas. On selline lugu. Nii, küsige midagi või siis lähme kauplema kuni kolmapäevani, siis kolmapäeval kell 9 näeme Fedi webinari peal. Nii, tuli küsimus. Ust-CHF, mis sellel nädalal? Ust-CHF. No vaatame, mis sinu sellel nädalal. Seda nimetatakse siis euro-usti korrelatsioonipaariks. Ust-CHF-i. Nii, meil olid siin langused. Vaatame natukene siin seda. Signaali ei ole. Kahjuks haamer ei loe.
Šveitsi panga uudised ka ei loe. No minu jaoks on see selline teema, et see USCHF liigub siit, no mitte, nii kõrgele küll ei liigu. Ma arvan, ta siin jääb vahemikku ja siis liigub natukene ülespoole. See mingi üks umbes siia. Mitte rohkem. Kaupo. Panen järgmine kord siis selle aja meie õieti paika. Aga küsige veel. Kui küsimusi ei ole, siis kolmapäevani. Praegult üldse ei saa kaubelda. Tunnet ei ole. Kui tunnet ei ole, eriti sisetunnet, siis ma ei kauple. Hoian eemale. Tšau, tšau. Ops.